tere tulemast! Tere me esimesele iduprojekti webinarile ja täna me räägime iduettevõtlusest. See on loodetavasti selline hea sissejuhatus, eriti nendele, kes veel teemast väga palju ei tea. Ja see konkreetne webinar on suunatud eelkõige kolmandale kooliastmele, aga siin leiab kindlasti midagi huvitavat ka siis esimene või teine kooliaste või siis ka gümnaasiumiaste. Ja meie webinari viib läbi Katrin Arvola TalTechi ärikorralduse instituudist, kes kohe räägib ka iseendast ja kui ta alustab. Ja meie kuulajad on mitmelt poolt, mitmest koolist, et meie webinari osas on ka interaktiivne osa, et hiljem, kui te vaatate lindistusena seda, siis seda osa ei ole, aga saate ise kaasa mõelda ilma meieta ka. Aga taaskord tere tulemast ja annaksin sõna siis Katrin Arvolale, kes täna meile midagi uut ja põnevat räägib. Tervist minu poolt ka, suur aitäh mind siia projekti kaasamast ja mul on hästi suur rõõm anda teie iduprojektile siis selline avalöök täna ja teeme siis sissejuhatuse sellesse, et mis asi üldse ettevõtlus on ja mis see idu seal ees siis tähendab. Ma olen tõepoolest planeerinud selle seminari ka interaktiivse osaga, sellepärast et lihtsalt pikalt inimese juttu kuulata ei ole põnev. Te saate kaasa mõelda, siis oma arvamusi vajalikel hetkedel siis sisestada. Ma võib-olla küll natukene eeldasin, et see laivis vaatajate hulk on natukene suurem, aga sellest pole midagi. Ma tean, et täna on osad õpetajad klassis seda vaatamas, te saate siis oma nutiseadmetega panustada. Ma kasutan Menti keskkonda selleks ja õigel hetkel siis teid sinna juhatan ka. Aga minust siis ka teile natukene rohkem, et võib-olla osade õpetajate jaoks ma olen tuttav, ma vaatasin õpetajate nimekirja, et oleme erinevatel koolitustel varem kohtunud. Võib-olla on mõned õpilased ka käinud minu töötoas, mis ma meie ülikoolis olen siis ettevõtluse selliseks populariseerimiseks teinud. Aga kes mind veel ei tea või mind esimest korda siis kohtavad, siis minu nimi on Katrin Arvola. Töötan ärikorralduse instituudis lektorina ja Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas programmijuhina. Programmijuht võib-olla kooliõpilase jaoks ma olen mõelnud, on võib-olla natuke nagu õppejuhi ja klassijuhataja selline koos toimiv asi, et programmijuhid siis vaatavad, missuguseid õppeaineid mingil kindlal õppekaval peaks õpetama, mis tingimustel me sinna üliõpilasi peaksime vastu võtma ja siis toetame ka oma üliõpilasi selle õppekava läbimisel. Mul on siis 2 õppekava, on eestikeelne juhtimise ja turunduse magistriõppekava ja rahvusvaheline õppekava ka, et hästi põnev on siis suhelda ka rahvusvaheliste üliõpilastega. Aga ma olen ülikoolis töötanud päris pikka aega ja teinud hästi palju põnevaid asju ja osalenud erinevates projektides ja ma loodan, et kuigi täna see tulevik on teie jaoks kauge, siis ma loodan, et paljud teistki meie ülikooli ühel hetkel jõuavad ja hästi paljudest erinevatest tegevustest, mida meie ülikool pakub, siis osa võtavad. Aga kuigi teid on hetkel kohal vähe, siis ma arvan, et me võiksime siiski proovida ja katsetada ja vaadata, et missugused koolid meil hetkel praegu siis kohal on. Et selleks, kui sa saad võtta oma nutiseadme välja, mine palun menti.com või siis kasuta seda juures olevat QR-koodi ja kui sa lähed menti.com, siis on sul vaja see kood sisestada 84613888. Proovige, kas te saate siia sisse.
Waiting for presenter. Natukene ootan, et inimesed jah, jõuaksid siia sisse tulla. Ma jah, saan aga aru, et saame ilusti sisse. jah, hästi. Nii, aga siis panen teile küsimuse. Ja mul on siin nimekiri nüüd kõikidest koolidest, kes selles iduprojektis osalevad. Palun vaata, kas sa leiad oma kooli ja vajuta siis selle peale. Kui te olete terve klassiga vaatamas, siis on ka tore, kui võimalikult paljud teist sinna vajutavad ja näeme, kus te siis osalete. Kui nüüd juhtub, et sinu kooli selles nimekirjas ei ole, siis kõige viimane on muu, et kui mingil põhjusel on sinu kool siit välja läinud, siis vajuta sinna peale. Nii, aga Arte Gümnaasium vaatab praegu, meil on Vändra gümnaasiumist keegi, meil on Raasiku koolist ja meil on Mustamäe riigigümnaasiumist. Suur aitäh teile! Väga tore, et te siin hetkel kohapeal olete ja kõik ülejäänud saavad siis hiljem vaadata järgi seda lindistust. Nüüd ma panen oma slaidid kohe tagasi ja siis oleme selle osa selgeks saanud. Nii et saame edasi liikuda. Mis ma teiega siis täna tahan katta järgneva nii umbes 40 minuti jooksul on see, et mis asi see ettevõtlikkus ja ettevõtlus üldse on, siis kust tuleb mängu ettevõtja ja mis asi on siis iduettevõtlus, et just see, millele siis teie praegune iduprogramm suunatud on. Et te teete kindlasti neid webinari veel ja lähete oma teemadega sügavamaks, aga siit saab sellise esimese hästi ülevaatliku siis nägemuse kõikidest nendest teemadest. Ja selleks, et me üldse saaksime millestki uuest rääkida, on kõigepealt vaja endal korraks mõelda. Ja ma tahan, et kõik, kes te praegu siin laivis vaatate, korraks mõtleksite ja katsu oma sõnadega sõnastada, et mis asi on sinu jaoks ettevõtlikkus, mis on sinu jaoks ettevõtlus ja selles samas menti keskkonnas sa saad minna selle sama akna peale tagasi, kui ta sul lahti jäi, või siis avada siit QR-koodiga uuesti, ma kohe käivitan selle õige lehe ka. Et siin ei ole õigeid või valesid vastuseid, sa ei pea üldse oskama eristada, mis asi on ettevõtlikkus või ettevõtlus, aga proovi siiski oma sõnadega praegu kirja panna, et mis need asjad on. Nii et tuleme siis meie järgmise küsimuse juurde, et mida tähendab ettevõtlus ja ettevõtlikkus sinu jaoks? Mõtle julgelt, ära karda pakkuda, need on anonüümsed ka, keegi ei tea, mida keegi kirjutas. Kirjuta siiski viisakaid vastuseid siia, aga kui sa pead oma sõnadega ütlema, mida tähendab ettevõtlus ja ettevõtlikkus sinu jaoks, siis mis see oleks? Juba esimesed vastused tulevad, väga tore. Mõelge teised ka veel.
nii, ma ootan natukene veel, siis vaatame, mida te olete kirja pannud ja mis siis definitsiooni kohaselt ettevõtlikkus ja ettevõtlus on. Kindlasti on ta mingi asi, eks, et me sellest muidu ei räägiks. Siis on siin keegi proovinud sõnastada, et see on enda kampaania tegemine. Ma pakun, et siin on tahetud panna rahaga töötamine, midagi, mis on juba valmis tehtud ja siis on hästi palju segadust, et see on täiesti arusaadav. Siis te olete pannud, et see on oma firma asutamine. Loominguline mõtlemine, minu idee, minu teha, see on midagi, mis sõltub minust ja üks kommentaar käib veel sedasama rada pidi, et inimene ise mõtleb midagi välja. Suur aitäh teile pingutamast ja kaasa mõtlemast, et kõik see, mida te välja pakkusite, on tõepoolest ettevõtlusega ja ettevõtlikkusega seotud. Ja siis on nüüd ametlik definitsioon nende kohta, et ettevõtlikkus on isikuomadustele tuginev hoiak, mida iseloomustavad loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus, tahtekindlus ning võime mõtteid ja ideid teostada. See on vajalik muutustele paindlikult reageerimiseks ja toimetulekuks määramatusega. Palju keerulisi sõnu reas, aga tegelikult see ise midagi ärategemine, loovus, uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus, nad on kõik siin omavahel seotud, nii et tegelikult kõik see, mis te oma sõnadega kirja panite, tegelikult siit ilusti välja tuleb. Nüüd ettevõtlus sealjuures on siis majanduslik tegevus, mis hõlmab uute äriideede loomist, ettevõtte asutamist ja juhtimist, et see on ka keegi teist täpselt selle kirja pani, et see on see oma firma loomine. Ja tegelikult, miks me sellest ettevõtlikkusest ja ettevõtlusest nii palju räägime, on see, et me tegelikult ei taha mitte rõhutada ainult seda ettevõtlust ja ettevõtte loomist, vaid tegelikult ettevõtlikud saate te olla igas rollis, ka siis ettevõtlik õpilane on väga kasulik olla ja kui te kunagi mõtlete, et te lähete kuhugile tööle või siis rajate enda ettevõtte, aga ka tööle minnes on siis tänapäeval oodatud, et töötajad oleksid ettevõtlikud. Ja ma nüüd näitan teile ühte mudelit, mis võib teile võib-olla tunduda natukene keeruline, aga ta on selline oluline mudel, et üldse mõista, et missugused vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud siis peavad inimestel olema selleks, et nad saaksid olla ettevõtlikud tegutsejad väärtuse loomisel igas rollis elus. Et see on siis nii ettevõtjaks saamisel kui ka lihtsalt eduka inimesena toimetamisel ja ka teil juba, kui te olete õpilased, on teil võimalik ettevõtlikult tegutseda. Võib-olla on see mudel osade jaoks juba tuttav ka, sellepärast et mõned teist võib-olla on läbinud ettevõtluse ainet või läbivad seda praegu ja teie õpetajad on seda võib-olla kasutanud, seda teile näidanud, aga ma siiski kiiresti ja lühidalt seletan selle mudeli teile lahti, sellepärast et siin on olulised teemad, mis seostuvad sellega, et millised oskused ja hoiakud ja teadmised mul siis peavad olema selleks, et ma saaksin ettevõtlikult tegutseda ja oma ettevõtet luua. See on siis Eesti ettevõtluspädevuste mudel, mida rakendatakse Eesti haridusasutustes alates lasteaiast kuni ülikoolideni ja seetõttu ma väga-väga loodan, et paljud teist on mõnede teemadega siit juba kokku puutunud ka.
Aga mis siis selleks vaja on, et olla ettevõtlik tegutseja väärtuse loomisel, et siin on kaardistatud 4 erinevat plokki. Me peaksime olema ennastjuhtivad inimesed, sellepärast et ettevõtjale ei ütle keegi, mida ta tegema peab, nii nagu te ise ka vastasite, on ju, ettevõtlus on midagi, mida ma ise teen. Siis ei saa me kunagi ettevõtjana tegutseda üksinda, meil on vaja olla sotsiaalsetes olukordades, nii et üks plokk on sotsiaalsete olukordade lahendamine. Siis selleks, et luua uut väärtust, on erinevad pädevused väärtust loova mõtlemise ja lahenduste leidmise plokis. Ja siin on teema, mida te juba ka mainisite, loovus on hästi oluline selleks, et me oleksime ettevõtlikud. Siis on viimane plokk on äriideede elluviimine, mis on siis ainsana otseselt seotud ka ettevõtjaks saamisega. Aga ma vaatan kiiresti üle ka, et mis selles igas plokis eraldi on välja toodud, et enesejuhtimise teemad on kõige keerulisemad ja nende arenemine võtabki elus kõige rohkem aega, aga kindlasti on erinevate nende teemadega ka õpetajad teie tundides juba ka algust teinud. Ma kõige rohkem peatuksin siin arenguuskumuse teemal ja see on uskumus selle kohta, kas sinu võimed on arendatavad või mitte. Et ettevõtlikul tegutsemisel on vaja uskuda, et ma saan areneda, ma teen vigu, ma õpin nendest ja liigun edasi ja tegelikult see kandub ka teie õpilaselusse, et kas kui te tunnete, et mingis aines on teil teadmiseid või oskuseid vähe, et kas see tähendab siis seda, et ma neid kunagi ei omandagi või siis ma tegelikult saan õppida ja pingutada ja paremaks muutuda. Siis järgmine teema siin on autonoomne motivatsioon. Jälle võib-olla teile natukene keeruline mõista, aga motivatsioon on midagi, mis paneb meid tegutsema. Ja autonoomne motivatsioon on just selline sisemine tahe, keegi ei pea meile väljastpoolt nii-öelda piitsa ja praanikuga ütlema, mida me tegema peame, vaid me tegutseme sisemise tahte ajendil, et me teeme asju, mis on meie jaoks huvitavad, me teeme asju, mida me tunneme, et on meie jaoks kasulikud. Ja siis emotsioonidega toimetulek, kindlasti te tunnete koolis juba, et on häid päevi, on halbu päevi, kõik need emotsioonid on meie jaoks hästi kurnavad, meil on vaja õppida, kuidas me neid emotsioone reguleerime. Ja metatunnetus on jälle üks selline keeruline sõna ja see areneb inimestel väga kaua, aga see põhimõtteliselt aitab aru saada, kuidas mina mõtlen ja kui ma kogu aeg mõtlen valet rada pidi, siis ma saan sellest aru, et ma mõtlen valesti ja katsun siis oma mõtlemises midagi muuta. Aga sotsiaalsete olukordade lahendamise plokk on kindlasti teile juba palju arusaadavam ja kindlasti te teete koolis hästi palju asju, et neid pädevusi juba arendada. Ja kui mina kohtun üliõpilastega, kes ülikooli õppima tulevad, siis ma iga aasta näen, kuidas need oskused üliõpilastes üha paremad ja paremad on. See tähendab, et koolid teevad väga head tööd, et neid oskusi teis arendada. Esiteks koostööoskus. Te kindlasti kogete paljudes õppeainetes, et õpetajad panevad teid koos töötama. See võib olla lõbus, see võib olla keeruline, et tegelikult see on oskus, mida peab harjutama, mida peab arendama ja kui midagi keerulist tuleb ette, siis me peame õppima, kuidas selles olukorras hakkama saada. Suhtlemine on väga oluline oskus, mis on viimastel aastatel väga palju arenenud. Te esitlete oma ideid väga hästi, teie esinemisoskus on õpilastel juba väga hea, nii et see on kindlasti koolide suure töö tulemus. Ja algatamine. Meil võib olla hästi palju selliseid põnevaid ja toredaid mõtteid peas, aga kui me neid ellu ei vii, siis midagi ei juhtu. Ja algatusvõime arendamiseks on koolides ka hästi palju võimalusi korraldada klassiüritusi, välja sõita, osaleda õpilasomavalitsuste tegemistes, õpilasesinduste tegemistes, et see kõik on see, mis aitab teie algatusvõimet arendada.
Nii, ja nüüd selle väärtustloova mõtlemise juures siis loovust te mainisite ise, probleemilahendusoskus on oluline, sellepärast nagu me hilisematest näidetest ka näeme, siis tegelikult paljud ettevõtjad alustavad oma tegevust just sellega, et nad hakkavad erinevatele probleemidele lahendusi leidma. Ja selleks on siis vaja ka planeerimist tõesti teha ja täna me peame vaatama eetilisust ja jätkusuutlikkust. Ja siis äriteede elluviimise juures on oluline keskkonna mõistmine, ärivõimaluste avastamine ja finantskirjaoskus, et need on ka kindlasti teemad, mida natukene koolis arendate, aga ettevõtjaks saamisel siis väga-väga olulised. Nüüd, nagu te siit näete, siis kõike, millest siin räägitakse, et need on kõik ühe inimese siis pädevused, need kuuluvad inimesega kaasa ja seda inimest siis kutsutaksegi ettevõtjaks. Et ettevõtja on siis isik, kes tegeleb ettevõtlusega. Isik peab olema selles protsessis aktiivselt tegev. Te olete kindlasti kuulnud investeerimistest, ehk et kui sa ostad väärtpaberit, siis sa sisened küll ettevõtte omanike ringi, aga see veel ei tähenda, et sa oleksid ettevõtja. Sa ei saa selle ettevõtte juhtimises kuidagi kaasa rääkida. Ja samas ettevõtte juht ei ole ettevõtja, kui ta ise ettevõtte omanike ringi ei kuulu. Kuna te olete oma klassi või kooliga siia IDU-projekti liitunud, siis sa kindlasti oled selle peale mõelnud, et mis see ettevõtjaks olemine tähendab. Ja ma tahan, et sa mõtleksid nüüd ka selle peale, et mis sa arvad, et miks võiks üldse keegi tahta ettevõtjaks hakata. Sa saad tulla tagasi selle QR-koodiga siia Menti peale või siis on see sul juba lahti. Ma kohe jagan seda Mentit ka uuesti. Ja palun pane kirja, mis sa arvad? Miks võiks keegi sinu arvates tahta ettevõtjaks hakata? Või miks sa ise tahaksid ettevõtjaks hakata? Õigeid ja valesid vastused ei ole, nii et pakkuge siia julgelt põhjuseid. Kui sa veel ei tea, siis ma loodan, et varsti saad teada selle kaudu, mida teised ütlevad ja missuguseid näiteid mina sulle varsti toon, mida Tehnikaülikooli üliõpilased on öelnud. Raha saamine on kindlasti üks selliseid põnevaid põhjuseid, miks tihti öeldakse, et tahetakse ettevõtjaks saada. Et iseendale ülemus olla, ise oma ettevõtte luua, on jällegi, et miks. Et on kõik väga head põhjused. Et mingeid probleeme lahendada, kas iseenda või oma pere hädast välja aitamine on ka väga hea pakkumine. Vaatame, kas tuleb midagi veel. Jah, miks mitte? Sul on vaja tulevikuks teha mingisugune otsus. Sa kas lood oma ettevõtte või lähed palgatööle, et jah, miks mitte otsustada ettevõtjaks saamise kasuks. Raha. Siis, et teiste inimeste seas äge tunduda, kas ettevõtja olemine on midagi, mis on äge. Raha pärast, et võlad ära maksta või süüa osta. Mõni võib-olla teebki lihtsalt nalja pärast, eks. Nii, väga head pakkumised. Me täna kuuleme, kellegil on mingi idee, mida ellu viia. Aitäh selle pakkumise eest veel ka. Me täna kuuleme, mida erinevad ettevõtjad on öelnud, miks nad on ettevõtjaks tahtnud hakata. Aga ma näitan enne veel ka seda, et
miks on ettevõtjaks tahtnud või mida on Tehnikaülikooli üliõpilased öelnud, et miks nad on tahtnud ettevõtjaks saada ja siin tegelikult päris paljud asjad jälle lähevad kokku sellega, mida teie siis ütlesite. Et me oleme neid uuringuid üliõpilaste seas teinud ja nemad on siis vastanud niimoodi, et nad tahavad olla sõltumatud, iseenda peremehed, vabadus valida tööaega ja kohta ning loomulikult ka lootus suuremale sissetulekule on need 3 kõige tähtsamat asja ja need on ka asjad, mida teie mainisite. Ning lisaks sellele veel ka töökoha loomine, mingi idee teoks tegemine, ärivõimaluse realiseerimine, täpselt nii, nagu teie ka ütlesite. Ja võib-olla, kui me enda ettevõtte loome, siis on ka lootus, et me saame põnevamaid tööülesandeid täita. Nii, aga vaatame siis erinevaid ettevõtjaid ka natukene. Võib-olla mõned nendest on teile siin tuttavad, võib-olla mitte. Siin esimesel pildil siis tõenäoliselt on kõige tuntumad Eesti ettevõtted. Mõelge korraks, kas te teate, kes need on. Et need on igal juhul Martin ja Markus Villig, ettevõtte Bolt asutajad. Siis siin alumisel pildil on Kristo Käärmann ja Taavet Hindrikus, kes on asutanud tuntud Eesti iduettevõtte Wise. Siis selle pildi peal on Kristel Kruustükk koos oma abikaasa Marko Kruustükiga, kes on koos asutanud iduettevõtte Testlio. Ja siin selle paremal all nurgas oleva pildi peal on Heigo Varik, Teet Praks ja Kristjan Maruste, kes on asutanud siis ettevõtte GoModule. Nemad on teie jaoks võib-olla tuntud siis tuuletõukside pakkujatena, aga nad teevad paljusid asju veel. Aga vaatame igat seda ettevõtet natukene lähemalt ja vaatame, mis nemad on öelnud, miks nemad on ettevõtjaks otsustanud hakata. Näiteks Markus Villig siis Boltist on öelnud, et mul oli idee, et ma ei pea kellegi teise heaks midagi tegema. Tahtsin valida, mida ma teen. Eks sellel ole plussid-miinused, sul on suurem vastutus, samas see vabadus motiveerib. Läheb jälle väga hästi kokku sellega, mida Tehnikaülikooli üliõpilased ütlesid ja väga hästi läheb kokku nende teemadega, mida teie pakkusite, miks võiks üldse keegi tahta ettevõtjaks hakata. Kristel Kruustüki lugu Testliost on ka hästi põnev. Tema siis on pärit väikesest Kose alevikust, kus ta siis lapsena elas ja pärast gümnaasiumi lõppu ta ei teadnud, mida ta oma eluga peale võiks hakata. Võib juhtuda, et ka teist osad on selles seisus, et nad päris täpselt ei tea, mida teha tahaks. Tema siis kasutas sellel hetkel juhust ja läks elama oma vanema õe juurde Londonisse, kes siis on talle elus hästi suureks inspiratsiooniks olnud. Ja pärast seal veedetud suve otsustas Kristel siiski minna ülikooli ja ta valis, et ta läheb õppima programmeerimist. Ta õppis kusjuures Tehnikaülikoolis IT kolledžis. Nii et on võimalik, et paljud teist iduettevõtluse huvilised IT-maailmas on siis ka sellisest teekonnast huvitatud. Et sellel ajal, kui tema õppima tuli, oli programmeerimine ülikoolis selline eriala, kus tüdrukuid oli väga vähe, 100 õpilase kohta võib-olla 10 tüdrukut ja ta veel tundis, et tegelikult kui ta gümnaasiumis ei sallinud matemaatikat silma otsaski, siis ülikoolis ta avastas, et tegelikult on matemaatika tema tugevus ja ta on öelnud, et hea ja inspireeriv õpetaja võib imesid teha ka nendega, kes ennast tugevalt alahindavad.
et siit tuleb seesama arenguuskumus mängu, et kui te millestki praegu tunnete, et head ei ole, et see ei tähenda, et te sellega kunagi elus hakkama ei saa. Ja samamoodi on see, et kui tuleb välja, et mingi plaan ei tööta, et siis tegelikult on võimalik proovida midagi uut. Ja siis elu viis Kristeli edasi elama Londonisse, tal oli palju seikluseid veel vahepeal ja ta asus tööle tarkvaratestijana, teenust pakkuma vabakutselisena firmadele, kuid see tõi tema jaoks ainult pettumust, sest et selle eest ei tahetud väga maksta, keegi ei väärtustanud tema aega ja kõik need testijad siis omavahel olid hästi suures konkurentsis ja siis tal tekkiski mõte luua oma enda ettevõtte. Ja ta on siis öelnud, et asi ei olnud raha teenimises, vaid väärtuse loomises. Anda testijatele võimalus teha tööd keskkonnas, kus neid hinnatakse ja kus töö aluseks on koostöö. Siis sellest tekkis siis tema ettevõtte mõte. Mitte raha, vaid just see, et lahendada ära mingisugune probleem. Krista Käärmann ja Taavet Hinrikus siis Wise'i asutajad ja Taavet Hinrikus on öelnud, et tema ettevõtjaks saamise põhjused on seotud sooviga lahendada reaalseid probleeme ja luua midagi, mis muudab inimeste elu paremaks. Tema kogemused Skype'is ja vajadus soodsama rahvusvahelise rahaülekande järele viisid teda koos Krista Käärmanniga Wise'i asutamiseni ja lisaks on Taavet siis rõhutanud, et ettevõtlus annab talle vabaduse ja võimaluse töötada projektidega, mis teda tõeliselt huvitavad. Et siin jälle läheb väga hästi nende põhjused ettevõtjaks saamisega kokku sellega, mida me juba oleme varem vaadanud. Ja siin on siis GoModule'i asutajad uuesti teie ees. Nende ettevõte siis loodi 2014 aastal eesmärgiga pakkuda nutikaid ühenduvuslahendusi elektrilistele jalgratastele ja tõukeratastele. Ja Kristjan Maruste on siis öelnud, et pärast ülikooli lõpetamist, nemad on ka Tehnikaülikooli vilistlased, tahtsime koos kaasasutajatega teha midagi, mis muudaks maailma paremaks ja puhtamaks paigaks. Leidsime, et väikesed elektrisõidukid ja nende ühendamine internetiga pakuvad palju võimalusi erinevate ärimudelite loomiseks. Nii, ja see viib meid siis edasi järgmise huvitava sõnani, mis ettevõtluses palju läbi käib ja see on siis ärimudel. Ja ärimudel kirjeldab siis lühidalt, kuidas ettevõte loob, edastab ja kogub väärtust oma huvigruppidele. Need huvigrupid on näiteks kliendid, omanikud, töötajad, koostööpartnerid ja ühiskond. Ma olen teile siia välja toonud ka ühe ärimudeli illustreeritud kujul, et saaksime selle siis kiiresti koos üle vaadata. Et ärimudelil siis kesksel kohal siin selle nii-öelda kingipakkujana on see väärtuspakkumine, mida sinu ettevõte siis loob. Ja ta loob selle siis kindlatele klientidele, kas siis on tõenäoliselt erinevateks segmentideks jagatud. Siis meil on ettevõttes vaja otsustada, kuidas ma saan nende klientidega suhelda kuidas ma saan oma toote või teenuse nende klientideni viia ja kuidas ma saan nendega suhelda ja häid kliendisuhteid hoida. Siis on vaja mõelda läbi, et missuguseid tegevusi on mu ettevõttes vaja teha selleks, et ma seda väärtust nende klientideni viia saaks ja missuguseid ressursse selleks vaja on. Neid saab siis nendest kastides kirjeldada. Alati on läbi vaja mõelda ka, kellega koos ma seda tegema pean, kes on minu koostööpartnerid. Et siin ka on see koostööoskus väga-väga oluline. Ja lisaks siis ärimudel näitab, et missugused kulud minu ettevõttes on ja kust tulevad ettevõtte kulud. Nüüd oluline on, et tegelikult igal tootel ei pea olema erinev ärimudel või meil ei pea olema erinevaid tooteid, vaid tegelikult ka sama toote jaoks võib ärimudel olla erinev, et kui ma siia toon selle GoModule'i näite, siis nendel näiteks on tuuletõuksid, mida nad siis pakuvad tänavatel odavaks ja kiireks rentimiseks. Need tõuksid on sellised
tugevad, vastupidavad, varustatud siis seadmetega, mis aitavad siis trackida, kus nad on. Seal on siis toetus, kuidas sa saad seda laenutada ja maksta. Ja samal ajal on neil teine liin tõukse, mida nad kutsuvad äikeseks. Neil on tõuksid äike, mida nad müüvad klientidele kasutamiseks ja see tõuks näeb hoopis teistsugune välja, tal ei pea olema neid tehnilisi lahendusi, ta maksab teistmoodi, on ju, et selle asemel, et renti eest tasu saada, siis tema lihtsalt ostetakse. Et see on lihtsalt see näide, et toode võib olla üks, aga ma võin selle ärimudeli siiski ehitada erinevat moodi ülesse. Ja tegelikult siis, kui me võtame nüüd fookuse iduettevõtete peale, siis iduettevõtete jaoks ongi see ärimudel selline, mis ei ole veel tõendatud. Nad on spetsiifiline ettevõtluse tüüp, mis hõlmab uuenduslikke, skaleeritavaid ja kiirelt kasvavaid ettevõtmisi. Nad loovad neid, kasvatavad ja lahendavad olulisi turu- või sotsiaalseid vajadusi. Et sellepärast ka need ettevõtjad enne mainisid, et probleeme lahendatakse hästi tihti, tahetakse teha elu kuidagi paremaks. Ja traditsiooniline äri on siis eraomandis ja juhtimisel olev ettevõtte, mille eesmärk on teenida kasumit. Et see on alati ettevõtete peamine eesmärk number 1. Kiiresti kõrvutades siis iduettevõte keskendub uutele ideedele ja suurtele muutustele. Traditsiooniline ettevõte keskendub kindlusele ja tõhususele. Iduettevõte püüab kiiret ja väga suurt kasvu. Traditsiooniline ettevõte püüab aeglast, aga et see kasv võiks olla püsiv. Iduettevõtluses on palju ebakindlust ja ohtu, traditsioonilises äris on seda natukene vähem. Iduettevõte vajab suuri investeeringuid ja rahastust, sellepärast et nende ärimudel veel ei toimi, nad ei tea, kuidas see raha neile klientidelt tulema hakkab ja suure kasvu tõttu on neil seda raha alguses väga palju vaja. Traditsiooniline äri vajab väiksemaid investeeringuid ja rahastust, sellepärast et nende ettevõte hakkab seda raha kohe klientide käest tagasi teenima. Iduettevõte siis omab laia haaret ja skaleeritavust ja traditsiooniline äri on piiratud haarde ja skaleeritavusega ja ma nii hea meelega seletan selle skaleeritavuse teile ka lahti, sest seda sõna siin iduettevõtluse maailmas väga palju kasutatakse ja kuulete edaspidi ka. Et see skaleeritavus siis on ettevõtte võime kasvada ja laieneda kiiresti ja tõhusalt, ilma et see tooks kaasa proportsionaalselt suuri kulusid. Skaleeritav ettevõte suudab suurendada oma toote või teenuste pakkumist ja teenida suuremat hulka kliente, säilitades samal ajal kvaliteedi ja efektiivsuse. Ehk et võtame selle sama Bolti toidukullerite näite, et kui nad on selle süsteemi välja töötanud ja see platvorm töötab, siis neil on väga lihtne minna selle sama välja töötatud süsteemiga uutele turgudele, teistesse riikidesse. Nad ei pea selleks väga palju suuri investeeringuid tegema. Versus siis see, et kui sa oled traditsiooniline ettevõte, tahad minna kuhugile uuele turule, siis sa pead seal võib-olla mingid poed avama, tehased avama, hästi palju inimesi tööle võtma ja nii edasi. Et see on siis see skaleeritavus. Ma saan hästi kiiresti nende tehtud kulutuste ja välja töötatud idee pealt kasvada suureks. Ja mõned näiteid teile siis skaleeritud iduettevõtetest. Kõigepealt Bolt. Olen Boltist juba täna rääkinud, et nemad on siis laienenud hästi paljudesse riikidesse ja linnadesse üle maailma. Juba mainitud Wise on siis rahvusvaheliste rahaülekannete teenus, mis pakub kiiremaid ja odavamaid ülekandeid võrreldes traditsiooniliste pankadega. Ja Wise on siis samamoodi saavutanud globaalse haarde ja hästi suure kliendibaasi. Pipedrive on müügijuhtimise tarkvara, mis aitab ettevõtetel oma müügiprotsesse tõhustada. Pipedrive on laienenud rahvusvaheliselt ja omab suurt kasutajaskonda.
ja siis on veel startup ettevõte Veriff. Nemad on siis identiteedi kontrollimise teenus, mis aitab ettevõtetel tagada turvalisust ja usaldusväärsust. Veriff on laienenud mitmetele turgudele ja teenindab erinevaid sektoreid. Ja Skeleton Technologies, veel üks näide teile, on siis superkondensaatorite tootja, mis pakub kõrgtehnoloogilisi energiasalvestuslahendusi. Ja Skeleton Technologies on laienenud rahvusvaheliselt ja teenindab mitmeid tööstusharusid. See on kõik siis näide sellest, et kui sa oled saanud midagi välja töötada, siis on hästi lihtne ja kiire siis investorite toel laieneda teistele turgudele ja kasvada väga suureks. Nüüd veel üks termin, mis iduettevõtluses väga palju läbi käib ja põnevust tekitab, on ükssarvikud. Olete kindlasti kuulnud seda sõna varem. Ja ükssarvikud siis on idufirmad, mis saavad omale väärtuseks või mis ületavad väärtusena 1 miljardi USA dollari piiri. Eestis on päris mitmeid ükssarvikuid olnud juba mainitud Veriff, Wise, Bolt, Pipedrive. Kõige tuntum kindlasti esimene oli Skype, mis siis oli selline esimene tehnoloogiline lahendus, mis võimaldas veebikõnesid teha. Aga siin on neid ükssarvikuid veel, mida me ei ole veel maininud, et Seego näiteks on Londonis tegutsev idufirma, mis pakub kommertstranspordi kindlustust. Et näiteks need ettevõtted või inimesed, kes kasutavad mingit auto jagamisteenust, et sa saad seda kindlustust võtta ainult nendeks hetkedeks, kui sa neid sõite teed, et hästi paindlikult päeva ja tunni põhiselt, mitte ei pea tervet kuu või aasta kindlustust tegema, et kõik Uberi ja Bolti juhid saavad sellest päris palju kasu. Ja Playtech on siis mängutarkvarafirma, mis pakub oma tooteid ja teenuseid mänguoperaatoritest, sealjuures erinevad tarkvarad siis hasartmängude jaoks, veebikasiinod, spordiennustused, loteriid ja nii edasi. Et nad on siis üks maailma juhtivaid mängutarkvara pakkujaid ja Eestis on nende kõige suurem arenduskeskus. Et selline on siis sissejuhatus ettevõtlikkuse, ettevõtja ja ettevõtjaks saamise maailma. Ma olen teile näidanud, miks on siis iduettevõtlus eriline ja millised on siis Eesti erinevad iduettevõtjad ja miks nad on tahtnud ettevõtjaks saada ja millega nad on silma paistnud. Ja nüüd on meil hea viis, kui te veel olete siin laivis olemas, teha üks kiire viktoriin ja võtta need teadmised kokku. Mõned asjad keskenduvad siis sellele, et mida te juba just kuulsite ja mõned on päris uued teemad, nii et tulge siia Mentisse tagasi ja vaatame siis, et mis on siin võimalik meelde jätta. Nii. Vabandust, ma pean ühe muutuse siin korraks tegema. Nii, nüüd te olete valmis ja ma saan kohe esitada teile. Nii, esimene küsimus läks natukene katse-eksitusmeetodiga metsa, aga milline nendest on idufirma?
Milline nendest ettevõtetest on idufirma? Nii, ja õige vastus on siin palju läbi kõlanud Bolt. On tõepoolest idufirma, Hansabuss ja Tallink Grupp on traditsioonilised ettevõtted. Paneme järgmise küsimuse. Mul on 10 küsimust täna kokku. Milline nendest on idufirma? Ütleb jälle kohe 3 varianti teile. Nii, vaatame, kuidas te vastasite. Starship Technologies käis meie ettekandest siit läbi. Nemad on idufirma, TPD ja DHL on traditsioonilised ettevõtted, kullerfirmad. Nii, 3. küsimus. Milline nendest on idufirma? Kas LHV Pank, Lightyear või Tallinna Börs? Seda firmat me ei ole katnud, aga jah, välistuse meetodil saite õigesti vastata. Lightyear on tõepoolest idufirma, LHV Pank ja Tallinna Börs on siis traditsioonilised pangad. Nii, võtame järgmise küsimuse. Siin on veel 2 küsimust idufirmade kohta. Nii, kas idufirma on Meet Frank, CV Keskus või CV Online? Nendest ei ole juttu olnud, aga vaatame, kas oskasite pakkuda. Ja see oli päris keeruline küsimus. Meet Frank tegelikult on idufirma ja nende platvorm siis toob kokku tööotsijad ja tööpakkujad. CV Keskus ja CV Online on traditsioonilised siis veebilehed, kus tööpakkumisi kuvatakse. Nii, veel üks kord võimalus valida, milline nendest on idufirma. Omniva, Itella või Cleveron? Jah, Cleveron on tõepoolest iduettevõte, tegelevad siis pakirobotitega. Nii, aga nüüd veel natukene küsimusi ettevõtete kohta. Meil on 10 küsimust kokku, vaatame, mis küsimus siit tuleb. Mis on Eesti idufirma, mis arendab autonoomseid robotkullereid? Skeleton Technologies, Co-Module või Starship Technologies, mis te pakute? Ja Starship Technologies, need on need robotid, mida te näete, väga tublid. Skeleton Technologies siis pakkus neid energiasalvastuse lahendusi ja Co-Module on tuuletõukside poolest kõige rohkem tuntud. Paneme järgmise küsimuse. Milline Eesti idufirma on tuntud oma müügihaldustarkvara poolest ja on aidanud müügimeeskondadel üle maailma oma tööd paremini korraldada? Korraks mainisime neid. Ja õige vastus on Pipedrive. Bolti teate ja Wise siis tegeleb raha ülekannetega. Nii, ja järgmine küsimus. Mis on Eesti idufirma, mis pakub IT-lahendusi, mikromobiilsusele ja aitab muuta elektrilised tõukerattad ja jalgrattad nutikaks? Nendest on ka täna juttu olnud, kas Veriff, Starship Technologies või Co-Module.
ja õige vastus on, ei ole Veriff, GoModule on nemad, mis aitavad siis elektrilised tõukerattad ja jalgrattad nutikaks muuta. Nii, vaatame, kuidas on meil vahepeal läinud. Siis kõige rohkem on praegu punkte. Peaaegu et võrdset, aga Sigmaton on ees ja Sigmaste Veeb on siis järgmine ja Puffi ja Sigmaboy on väga lähedal, nii et vaatame, 2 küsimust on veel, et kuidas meil edasi läheb. Nii, küsimus number 9. Mis on Eesti idufirma, mis pakub digitaalset klienditeenindust ja aitab ettevõtetel parandada oma suhtlust klientidega? Kas Veriff, Clia või Katana? On täiesti selline huupi pakkumine nüüd õnne küsimus. Ei ole Veriff, Veriff aitab ennast tuvastada elektroonselt, ei ole Katana, aga õige vastus on Clia. Pidin mõned õnne küsimused siia sisse panema. Nii, kuidas nüüd leaderboard välja näeb? Nüüd on meil Sigmaste Veeb on liidriks läinud. Vaatame viimase küsimuse ära ja kas see toob mingeid muudatusi. Nii, viimane küsimus teile. Mis on Eesti idufirma, mis pakub vabakutselistele ja ettevõtjatele platvormi, mis lihtsustab nende äritegevust? Xolo, Salv või Montonio? Nii, jälle tundus nime järgi teile Montonio ahvatlema valik, aga ei ole. See ettevõte on Xolo. Jällegi oli õnne peale, sest et siin me seda läbi ei käinud. Nii, ja vaatame, kuidas tulemused jäid. Jah, ja meie liidriks siis jäi Sigmaste Veeb. Palju õnne, sul oli teadmisi ja sul oli natukene õnne ka kogu selles loos. Ma tahan kokkuvõtteks teile öelda, et ettevõtlus ei ole tegelikult lihtsalt töökoht, et siin on kindlasti, kui te oma karjääri alustate, teil võimalik seda mõelda ja kaaluda niimoodi, aga tegelikult on see ikkagi selline mõtteviis ja ma väga loodan, et see iduprojektis osalemine juba teid selle ettevõtliku mõtteviisi poole edasi aitab. Suur aitäh teile osalemast, eriti suur tänu, kes osalesid aktiivselt ja interaktiivselt, et teistele toredat salvestuse vaatamist ja toredat iduprojekti läbimist. Suur aitäh! Suur tänu kõigile kuulamast ja toredat päeva jätku kõigile!